Armsad sõbrad, täna ma tahan koos teiega vaadelda 4. Jumala 10 käsust. 10 käsku jagunevad 2 rühmaks. Esimesed 3 puudutavad inimese suhet Jumalaga ja ülejäänud 7 inimeste omavahelisi suhteid. Me teame, et pühakirjas nimetatakse ka 2 kõige suuremat käsku. Esimene neist on armasta Issandat oma Jumalat üle kõige kogu oma olemusega ning teine armasta oma ligimest nagu iseennast. Ja nii see esimene rühm, need 3 esimest käsku, mis puudutavad meie suhet Jumalaga, käivadki selle esimese suure käsu alla, armasta Jumalat, ning ülejäänud 7, mis puudutavad meie omavahelisi suhteid, teise suure käsu alla, armasta oma ligimest nagu iseennast. Kui me nüüd küsime, milline nendest ligimese armastust puudutavatest käskudest peaks olema tähtsuselt kõige esimene? Milline neist on kõige olulisem? Või vastupidi, millise käsu rikkumine oleks kõige suurem kuri teise inimese vastu? Siis ma arvan, et väga paljud meie hulgast ütleksid, et jah, see käsk, mille juurde me nüüd peaksime minema, see 4. käsk, on kuulus ära tapa või sina ei tohi tappa. Aga see ei ole nii. 4. käsk on hoopis järgmine. Sina pead austama oma isa ja ema, et sinu käsi hästi käib ja sina kaua elad maa peal. Ning Martin Luther seletab seda oma väikses katekismuses nõnda. Meie peame Jumalat kartma ja armastama, et me oma vanemaid ja isandaid ei põlga ega vihasta, vaid et me neid austame, neid teenime, kuulame nende sõna ning peame neid armsaks ja kalliks. Niisiis 4. käsk ehk esimene inimeste vahelisi suhteid puudutav käsk on sina pead austama oma isa ja ema. See on tähtsam isegi kui käsk ära tappa. Miks nii? Vastus on tegelikult enesestmõistetav, sest sellest algab kõik. Sellest algab kõik sõna otseses mõttes, kuna ema ja isa on need, kelle kaudu Jumal on igaühele meist elu kinkinud. Jah, elu andja, elu looja, elu allikas on viimselt ja tõeliselt Jumal, aga ta on seadnud nõnda nii inimeste maailmas kui oma loodus üleüldse, et elu antakse edasi vanematelt lastele. Niisiis me võlgneme tegelikult kõik, mis meil on ja mis me ise oleme, Jumalale ja oma vanematele. Ja sellisena seisavad vanemad, isa ja ema teatud mõttes nagu Jumala esindajatena meie ja Jumala vahel. Ja sellepärast on ka see 4. käsk, see esimene inimeste vahelisi suhteid puudutavatest käskudest, just nimelt käsk austada oma isa ja ema. Selle aluseks on teadmine, mõistmine, et meil ei ole mingisuguseid oma teeneid selles, et me oleme olemas, et meil on elu. Elu on meile kingitud ja Jumal on meie elu meile kinkinud just nende inimeste kaudu, kelleks on meie isa ja meie ema. Ja isegi kui nad midagi muud meile ei annaks, oleks see juba rohkem, kui me iialgi väärt oleksime, sest et nagu öeldud, me ei ole seda kuidagi ära teeninud, et me oleme olemas. Tänu Jumalale annavad vanemad meile muidugi veel palju rohkem. Ja see ei puuduta mitte ainult geene, mitte ainult meie iseloomu või välimust, vaid nad annavad meile loodetavasti enamasti ka palju armastust, palju hoolitsust, kõike seda, mida me eluks vajame. Loodetavasti on see nii. Jah, meie maailmas on ka väga palju selliseid olukordi, mis on hoopis teistsugused. See on osa meie langenud maailmast,
aga me ei saa seda kuidagi heaks kiita ega nii-öelda normaalseks pidada. Normaalne on see, et vanemad armastavad oma lapsi, hoolitsevad nende eest täie vastutustundega ning lapsed austavad oma vanemaid. Muide, need sõnad ema ja isa on tegelikult väga imelised sõnad, eriti esimene neist, ema. Keeleteadlased arvavad, et tegemist on tegelikult ühe kõige esimese inimhäälitsusega üldse, mis kuulub tegelikult kõikide laste juurde juba enne, kui nad üldse nii-öelda rääkima õpivad, enne kui nad teavad, et tegemist on sõnadega või mis asjad on sõnad, nad seda sõna juba ühel või teisel viisil ütlevad. See on vastsündinud lapse esimene häälitsus, mis kõlab väga paljudes keeltes väga sarnaselt. Eesti keeles on see ema, heebrea keeles näiteks em, mis tegelikult on ju ka, võiksime öelda, täitsa eestikeelne sõna, sellepärast ka paljud eesti lapsed ütlevad em, emme. Teistes keeltes on see mamm, mamma. See on üks ja sama häälitsus, mis kuidagi nagu iseenesest või loomulikult tuleb lapse suust ja lapse seest ning näitab, kui tähtis see side on. Kuidas me vajame seda, selles on nagu mingisugune sirutumine selle inimese poole, kelle kaudu Jumal on meile elu andnud. Sõnaga isa ei ole võib-olla päris samamoodi, see on ka erinevates keeltes üsna erinev, aga siiski arvavad keeleteadlased, et ka siin on tegemist selliste nii-öelda ürghäälitsustega, kus see sõna võiks pärit olla. Nagu me kuulsime Martin Lutheri seletuses, laiendab ta seda käsku ja ütleb, et lisaks vanematele peame austama ka oma isandaid või oma ülemaid, võime siis öelda ühiskondlikku korda. Jumal on kinkinud ka ühiskondliku võimu ja inimeste vahelised suhted. Tema armastus ja tema tahe peaks määrama ka seda, millised need on. Kui me ütleme, et kõige olulisem käsk, mis puudutab inimeste vahelisi suhteid, on seotud vanemate ja lastega, perekonnaga, kuna sealt algab kõik, siis tegelikult me võime öelda, et siit algab ka see, milline on meie ühiskondlik kord ja olukord. Sellest, millised on meie pered, millised on vanemate ja laste omavahelised suhted, sõltub väga suurel määral see, millised on suhted laiemalt ühiskonnas. Ja sellepärast me näeme, et see käsk, see 4. käsk on inimeste vahelisi suhteid puudutavatest kõige tähtsam. Me peame seda alati meeles pidama ja püüdma selle järgi elada. Armsad sõbrad, ma soovin, et me kõik võiksime osata õigesti hinnata neid inimesi, kelle kaudu Jumal on meile elu kinkinud. Olgu nad veel siin, selles maailmas elavate kirjas või juba lahkunud. Et me võiksime ikka jälle tänuliku meele ja austusega nende peale mõelda ning kui nad on veel meie kõrval, et me oskaksime seda neile ka välja näidata. Ja et sellest võrsuks vastutustundlik elu ka laiemalt, ka ühiskonnas. Et me võiksime kogeda austust, armastust, üksteisest hoolimist, nii igaüks oma perekonnas kui ka laiemas ringis. Ma soovin teile kõigile selleks rohket Jumala õnnistust. Kohtumiseni.